Siin on ühe meie vaataja kiri. Mu abikaasa ja mina pidime kolima keldrisse. Meie maja on hävinud. Mõlemad õpime kabalat ja oleme teilt korduvalt kuulnud, et looja on hea, kes teeb head. Alles pärast tegelikku hävingut, väga huvitav, kuulake seda, tundsime vabanemist. Teistest hoolimine tõrjus välja kõik mõtted iseendast. Mõistsime, et see on ainus viis tunda looja hoolitsust meie vastu. Kuidas see juhtus? Ma ei mõista seda ise. Kas saate seda seisundit selgitada? Ausalt öeldes ootasin, et ta ütleb, me hakkasime loojat vihkama. Selle asemel üllatas ta mind. Äkki avastasime, et tunneme end vabana. Nad on vihkamisest juba edasi jõudnud ja jõudnud vabaduse seisundisse, kus hoolitsetakse teiste eest. Õige. Kuidas see juhtub? Inimene püüab kannatustest, hirmust ja vihkamisest põgeneda, sest ta soovib end hästi tunda. Selle tulemusel hakkab ta äkki teistest hoolima. Ta mõistab, et teistele lähenemine on õige. Looja juhib teda sel viisil ja ta hakkab tundma tänulikkust ka selle kurja eest, mida looja talle põhjustanud on. Kuidas see võimalik on? Sest ta ei tunne seda enam kurjana. Ta tunneb armastavat loojat, kes juhib teda tõelise headuse poole. Ma kadestan neid inimesi. Vaata, nad kolisid korterist keldrisse ja tunnevad end vabana. Õige, hämmastav. Jah, see tunne katab kõik. Kas kõigi vihkamise, hirmu ja valu seisundite tulevik on selline? On küll, kui kaotad kehalise ja tunned ainult vaimset täitumist. Teisi aidates täidad iseennast ega vaja muud. See on juba vaimne seisund. Lihtsalt vaata neid. Kannatused võivad selleni viia. Just kannatused? No, kui looja juhib sind õigesti, siis võid selleni jõuda. Ma saan aru. See tähendab, et kui see on tulevik, kui sellised seisundid on kõigi kannatuste, kogu vihkamise ja kõige muu tulevik, siis näib, et sa õigustad kõike. See viis mind selleni. Õige. Hästi öeldud. Inimesed läbivad väga erilisi seisundeid. Eriti tänapäeval. Ausalt öeldes pole me varem selliseid kirju saanud. Milline vapustus? Olgu, aga nad õpivad, nad on meiega. No, tänapäeval läbivad ka need, kes ei õpi ega ole meiega. Palju vaimsele lähedasi seisundeid, vaimistades end ette vaimseks lõimumiseks, üldisesse süsteemi, üldisesse kliisse. Üleminekuks täiesti teistsugusele mõtteviisile. Jah. Kui inimene hoolib teistest ja saab sellest täidetud, kas see on õige? Alguses saad sellest täidetud, põgenedes probleemide eest teistele lähenemise kaudu. Kuid hiljem teed seda lihtsalt sellepärast, et looja annab sulle sellise seisundi ja sa näed selles oma missiooni. Rääkida oma tegude kaudu maailmale looja headusest, selles, kuidas ta meie suhtes tegutseb. Kõigi nende uuduste keskel.